aga hakkame aga pihta. Esimesena kutsun siis siia Hardi Oja, meie Nordic Hempi tegevjuhi. Nii, nagu Riina tutvustas, minu nimi Hardi Oja, olen Nordic Hempi tegevjuht. Ma siis tutvustan, mis asi Nordic Hemp on ja mida me millega me tegeleme ja mida me teeme. Et eelnevatel Kanepi infopäevadel on ka seda teemat põgusalt puudutatud, kuid ma jagaks ka natuke numbreid, ütleme, meie tootmismahtudes ja müügimahtude osas, et saada nii-öelda paremini aru, mida Nordic Hemp teeb. Nordic Hemp tol ajal, siis 2017 asutati ta küll teise nimega, mõni veel äkki mäletab, pikk ja lohisev nimi, Eesti Maheproteiiniühistu. See sai nüüd 3 aastat tagasi ära muudetud. Sest kui me välismessidel käisime, siis tihti tuldi meie boksi sojavalku ostma. Siis me mõtlesime, et nimi peaks natukene muutuma, et inimesed saavad aru, millega me tegeleme. Ja täna siis on 2017 asustati Nordic Hemp ja 2018 sai meil tootmine valmis. Ja tänaseks hetkeks on Nordic Hemp on top 3 suurima kanepiseemne töötaja hulgas Euroopas. Ja tänu siis mingil ka meile, meie propageerimisele, et Eesti oli eelmine aasta Euroopas suuruselt teine kanepit kasvatav riik. Prantsusmaa oli esimene, on siin numbrid ka välja toodud, eelmine aasta oli 9100 hektarit kokku, millest Nordic Hempil oli 4200. Prantsusmaa numbrid on küll oluliselt suuremad, seal on üle 40 000 hektarit, aga seemne kanepit kasvatab Prantsusmaa vähem. Et neil läheb enamus kiukanepiks, et seal on hästi palju suuri kiutehaseid. Tooted, mida meie toodame oma tootmises, kanepiseemneid toodate küll teie, mitte meie, aga meie teeme kanepiseemnetest, teeme valgupulbreid, nii 70–50% oma kanepiõli ja kõige enam müüdud toode meil on kooritud kanepiseemned. Et pea pool meie müügimahust tegelikult on kooritud kanepiseemned. Tootmisvõimekus, kooritud kanepiseemneid suudame toota 1000 tonni aastas, valgupulbrit siis 300 ja 200 vastavalt, kas 50 või 70%. Kanepiõli 300 ja eelmise aasta lõpust ehk siis novembrist on meil ka nüüd pastöriseerimisvõimekus. See sai tehtud selleks, et juhul kui on mikrobioloogia probleemid, et me saame nii-öelda oma riske maandada. Lisaks mingid uued turud, näiteks USA turg, kus me plaanime laieneda, seal enamus on nõutud, et oleks pastöriseeritud seemnest toodetud tooted. Ja õliliin tuli ka meil aasta lõpus uus. Sai siin aasta lõpus ja selle aasta alguses nii-öelda üles uus õli- ja valguliin, mida me tahame, mis on selle aasta eesmärkides optimeerida, et saada ta nii-öelda 24/7 tööle. Müügikäive, ma võtsin siin viimased 5 aastat, et müügikäive on meil olnud kasvavas trendis, et Ukraina sõja algusest saime natukene pihta, aga siis said kõik tootmised ja nii-öelda pihta, et sealt selle hetke elasime üle ja peale seda on nii käive kasvanud, pluss mis meie puhul oleks oluline välja tuua, et meie toodete müük. Et kui 2022 näiteks me veel paljuski müüsime seemete ära niimoodi, et me teda ise kõik ära ei töödanud, siis eelmise aasta ja praeguse 2026 prognoosi järgi, siis tegelikult me enam töötlemata kanepiseemnet, täistera kanepiseemet edasi ei müü, et me 100% nii-öelda töötleme oma tootmises kõik ära. Et see on viimase paari aasta jooksul meil oluliselt muutunud. Ja muutunud on ta siis ka sellepärast, et täna me müüme 26 erinevasse riiki. Põhiturg on Saksamaa ja väljaspool Euroopa Liitu müüme veel Kanada, USA, Suurbritannia ja ka siis sellest aastast nüüd Lõuna-Aafrika Vabariiki. Hooneid on meil 2, tootmishoone Vahil ja ladu Mustvees. Ehk siis kõik, kes teavad, kes meie kasvatajad, kõigepealt läheb
seeme musta lattu, seal tehakse kvaliteedikontroll. Kui on roheline tuli, siis sealt toome kogu aeg nii-öelda seemned oma tootmisesse ja nii kui liinist läbi jookseb, läheb nii-öelda turgudele laiali. 2025 aasta müügid protsentides olen ka välja toonud just sama asja pärast saada aru, et meil on see kooritud kanepiseeme on meil nii-öelda põhimaht ja miks 2025 aastal meil õli ja proteiin nii väikse osakaalega oligi see, et me vahetasime õliliini välja. Et nüüd meil on uus õliliin ja ka proteiiniliin, et 2026 aastalt kindlasti need protsendid kasvavad. Et täna tegelikult me oleme juba olukorras, kus me ei suuda õli nii palju toota, kui meil müüa, nii-öelda ostusoov on. Ja sellega me tegeleme. Töötajaid meil on vähe, 12. Koorimisliin töötab 2 vahetuses ja selle 2 vahetusega suudamegi siis 1000 tonni kooritud seemet aastas toota. Suhteliselt automatiseeritud tootmisliin vajab tegelikult ainult 1 inimest opereerimiseks. Aga meil on igas vahetus 2 juba. Ja siis õliliiniga kohta, nagu ütlesin, et see nii-öelda selle eesmärk on panna meil ta autonoomselt tööle, nii et inimene peab ainult vaatama, et oleks kaupa ees ja õli ja nii-öelda kook ja valgupulber eest ära viidud. Et töötab 24/7. Eesmärgid mõtlesin toon ka välja teile, et meie enda ettevõtte strateegias on eesmärk aasta 2029 saada Euroopa suurimaks kanepiseemne töötlejaks. Praegu oleme top 3 hulgas, nagu ma eelnevalt mainisin. Ning 2026 eesmärgid on õliliin, seda ma olen korduvalt juba maininud, siis meil on tulemas ka üks uus kanepisort, mida me nüüd see aasta suuremamahuliselt testime. Sordi nimi on Rakk ja kindlasti me see aasta testime veel mingeid uusi sorte, et leida, mis on nagu meie nii-öelda siin regioonis nii-öelda kõige paremad sordid ja sellega me tegeleme pidevalt ja meil on ka tegelikult on plaanis üks sordiaretuse nii-öelda uus projekt. Aga sellest saab võib-olla natukene, ütleme 2 kuu pärast on sellest rohkem rääkida. Siis õli ja proteiinimüügi kasv on kindel eesmärk ja plaan ja väljaspool Euroopa Liitu ka müükide suurendamine. Et olla nii-öelda vähem sõltuv Euroopa majanduskeskkonnast, et hajutada riske nii müügi kui turgude osas. Ja siin ma tõin ka välja ühe enda isikliku eesmärgi, et mina alati jälgin, kui palju me suudame käivet toota töötaja kohta. Ja siin on üks eesmärk, et saada 500 000 käivet töötaja kohta. See on iseenesest hästi lihtne number, lihtne eesmärk, selle taga nii-öelda, kuidas automatiseerida protsesse, tootmist ja kõike seda, et see taga on nii-öelda oluliselt suurem töö. Aga see on nii-öelda mõõdetav eesmärk, et lihtsalt automatiseerimine iseenesest ei ole eesmärk. Aga see aasta me paneme väga palju rõhku nii-öelda automatiseerimise ja protsesside nii-öelda parendamise peale. Jah, see oligi minu lühike Nordic Chempi tutvustus, et kui on küsimusi, siis palju te aastas kokku ostate? Kanepiseemneid nagu väljaspool kliendilepinguid või üldse. See aasta väljaspool enda kasvatajaid umbes 800 tonni juurde. Et eelmise aasta kanepi aasta oli nagu toli, et saagid ei olnud oodatud tasemel, et see aasta me oleme 800 tonni väljaspoolt Eestit juurde ostnud. Eestit oli siis lepingutega? Seda numbrit ma ei mäleta, et seda teab Joonas, et Joonas tegeleb sellega. Et, seal 4200 hektarit oli meil maas, täitsa aus vastus on, et kõik ei koristatud ka ära, et seal liigniiskuse käes. Sellepärast ma küsin, et palju sealt siis kätte tuli? Sealt tuli midagi, oskad see Joonas? 2500. Et jah, et praegu me ostame ka mujalt juurde, et muidu hea meelega nii-öelda ostaks kõik Eestist, aga olukord on selline, siis tuleb nii-öelda vastavalt turu olukorrale käituda, et tootmist ei saa seisma panna. Juurde saab nagu võtta? Praegu me oleme kõige rohkem näiteks ostnud Leedust juurde. Et
et meil siin iga nädal praegu on viimasel Leedust tulevad autod siia. Aga noh, selles suhtes ka Prantsusmaalt ja noh, mis ütleme suurimad kanepiriigi kasvatusriigid või seemnetootjad tegelikult on Hiina ja Kanada. Et Kanadast on ka plaan tuua. Aitäh, Ardi! Pärast räägime edasi.